raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere kuulamast meie iganädalast saadet Räägime asjast ja Räägime asjast on meil eetris Tre raadios, Ring FMis, Ruut FMis ja Kuressaare Pereraadios. Pühapäeva hommikuti kell 11, õhtul kordus kell 9 ja veebi vahendusel, uute uudiste vahendusel loomulikult saate kuulata, kui teile sobib. Ja täna on saade niisugune, et meil on kõigepealt Veiko Vihuri, meie kiriku peatoimetaja, eestvedaja ja väga teravmeelne ühiskondlik vaatleja. Räägime temaga, mis on viga Eesti demokraatial. Siis on meil kutsutud külla Urmas Reitelmann, praegu Tallinna linnavolikogu liige, endine Riigikogu liige ja samuti väga teravkeelne ütleja, vaatleja. Ja lõpetame Martin Helmega, saate tavalise juhiga, kes praegu on aga Budapestis ja kellega meil on telefoniühendus ja kes räägib meile, mida ta seal Budapestis teeb. Aga läheme saate juurde. Olen võtnud telefonile Veiko Vihuri, kes on portaali Meie Kirik eestvedaja, toimetaja, autor, mida kõike ja kes on meil väga sageli ka Objektiivi portaalis artiklitega esinenud ja keda me oleme tsiteerinud ka uutes uudistes ja kes on meil varemgi käinud Räägime asjast saates. Ja miks ma täna soovisin Veikoga rääkida, on põhjus väga lihtne. Viimasel ajal, viimase paari nädala jooksul on Veiko minu meelest väga läbinägelikult ja väga alasti kiskunud kogu selle režiimi, mis meil Eestis praegu on ja kogu selle liberaalse demokraatia sõna bluffi paljastanud. Ja võib-olla Veiko, sa võtad mõne sõnaga ka oma nende viimaste artiklite sisu kokku. Mis meil siis on halvasti selles õigusriik Eestis, mida meile armastatakse poliitikute ja ma ütleksin peavoolupoliitikute ja ka riigiametnike ja teatud institutsioonide esindajate poolt nagu president ja õiguskantsler ja Riigikohtu esimees ikka nina peale hõõruda, et Eesti on õigusriik. No ei ole ju õigusriik. Ja, tere Mart ja tere kõigile. Rõõm olla teie seas. Tõepoolest räägitakse demokraatlikust õigusriigist meil, aga minule tundub küll, et meil ei ole siin tegemist enam ei õigusriigiga ega ka mitte demokraatiaga. Ja see ongi esimene asi, mida me peame teadvustama, kui me küsime, et mis meie riigil praegu viga on, mis meie ühiskondlikul korral praegu viga on ja kuidas me siis seda viga ja neid probleeme tahame ja saame parandama asuda. Et mina küsiksin kõigepealt sellise küsimuse, nii iseendalt kui kõikidelt teistelt ja usun, et me kõik peaksime seda küsima, kes on Eesti riigi peremees? Kes on Eesti riigi omanik? Kui me alustame sellest küsimusest, siis minu meelest need asjad lähevad nagu iseendast paika. Loomulikult me teame, mis see vastus on. Eesti rahvas on Eesti riigi peremees, Eesti rahvas on Eesti riigi omanik. Eesti riik on ellu kutsutud Eesti rahva kustumatul tahtel, nii nagu põhiseaduse preambul seda ütleb. Ja sellest tuleneb vältimatult see, et mitte meie valitsejad, mitte riigi juhid, valitsuse liikmed, teised nomenklatuuri liikmed ei ole need inimesed, kes tulevad meile ütlema seda, kuidas meie peame siin riigis elama, mida me peame tegema, kuidas me peame mõtlema, mida me peame üldse soovima ja taotlema, vaid vastupidi, et selle riigi peremees, selle riigi omanik on selles positsioonis, kus ta siis ütleb nendele, keda ta palkab ja volitab selle riigi asju ajama, ehk siis enda nimel ja enda eest asju ajama. Omanik ja peremees on alati see, kes ütleb, millist tulemust ta tahab näha, millist riiki ta soovib ja mida siis need palgatud valitsejad, palgatud sulased, minister tähendab ju teenijat, eks ole, ladina keeles, mida nemad peavad tegema. Ja kui me oleme nagu
selle asja nagu enda jaoks uuesti läbi mõelnud ja teadvustanud, siis minu meelest peaks nagu kõik minema iseendast paika. Et ei ole nii, nagu siin alles üks päev manitses meid endine president Toomas Hendrik Ilves, leidis, et eestlased on ikka väga selline nuriseb ja rahulolematu rahvas, virisevad automaksu pärast ja siis ta manitses meid, et kui me siin automaksu pärast väga viriseme, et siis peame meeles, et tuleb Putin ja võtab üldse meie autod käest ära, et siis meil ei olegi enam autosid, kui me nüüd praegult ei ole nõus maksma. Et me näeme ju seda, kuidas tegelikult riigijuhid on mõelnud endale, Ilves on nüüd muidugi endine president, on mõelnud nagu enda jaoks asjad nii läbi, et nemad on need, kes panevad meile makse peale, kes suunavad seda rahvamassi neile sobivas suunas, panevad nagu rahva tegema oma tahtmist ja mitte vastupidi. Nii et ma arvan, et kui me tahame üldse seda olukorda kuidagi hakata lahendama, seda lõngakera siin arutama mingist otsast, mis on suur sasipunder, siis me peaksime hakkama nagu põhilistest asjadest peale, et milleks see riik on loodud, kes on selle riigi peremees ja mis on üldse selle riigi eesmärk. Ja mis siis praegu täpselt viltu on. Ja seda ma olengi just kritiseerinud üksikute teemade kaupa, et mis parasjagu on olnud meedias üleval. Ja see Putini teema on neil muidugi hästi suupärane ja hästi kõikjale ja kõige õigustamiseks sobib. Nagu meile ju Riigikogu puldist on rääkinud nii Ligi kui ka mitmed teised meie praegused ministrid ja tegelased, et mitte meie ei ole kehtestanud makse, vaid Putin on kehtestanud meile maksud. Ja muidugi see jutt, et Putin tuleb ja võtab teie autod ära, Putin ei ole venelastelt autosid ära võtnud, selliste lollidel lapsikute kalambuuridega ei maksa välja tulla, aga muidugi Ilvest, kui talle näkku vaadates, tegemist on muidugi juba täiesti maha käinud inimesega, kelle parim on ammu möödas. Ja ega tal ei ole ka avalikkuse ees autoriteeti, aga mulle meenub see, kui Ülo Vooglaid oli minu õppejõud, kui ma olin ülikoolis, see oli kaugetel 60ndate aastate lõpul ja ta andis meile sellist kursust nagu psühholoogia. Ja on meelde jäänud väga selgelt see, kuidas ta alustas sellest, et alati, kui me tahame leida lahendusi küsimustele, on vaja välja selgitada ja fikseerida need põhjused, mis vajavad lahendamist. Ja see, mille sina praegu välja tõid, ongi see põhjuste põhjus tegelikult. Et kuni võim ei ole kõrgema võimu kandja käes või kõrgema võimu kandja saab seda väljendada nii-öelda esindusdemokraatia vormis, nagu meile jällegi nina peale õõrutakse. Meil on esindusdemokraatia. Rahvas valib valimistel endale esindajad, kes siis 4 aasta ja vältel, mis on Riigikogu valimiste nii-öelda välp, esindavad seda sama rahva poolt teostatud valikut. Aga rahva käest ei ole küsitud tihtipeale ei valimiste eel ega ka valimiste järel, mida nad siis tegelikkuses tahavad, sest et 4 aasta vältel ei saa olla ju staatiline olukord, et mitte midagi 4 aasta jooksul ei juhtu midagi seesugust, mida enne valimisi ei olnud juba. Ja seetõttu peaks olema meil ju väga selge rahvaküsitluste, referendumite ja erakorraliste valimiste võimalus, kui asjad lähevad nii, nagu rahvale ei ole meelepärane. Ja rahvale ei ole meelepärane, sest et kuigi me võime öelda, et Eesti on jõudnud seisu, kus me tegelikult mitte midagi ega mitte kedagi ametlikest institutsioonidest usaldada ei saa, sest me ei saa usaldada rahvaküsitlusi, me ei saa usaldada neid institutsioone, mis esindavad meil põhiseaduslikku korda. Me ei saa usaldada valitsust, me ei saa usaldada süvariiki ehk siis eriteenistusi, kes ajavad kõik mingid Eesti rahva suhtes tihtipeale ju sõna otseses mõttes vaenulikku poliitikat, siis ikkagi, kui isegi need küsitlused, mida meil ju ilmselgelt manipuleeritakse, annavad tulemuseks, et 70-80% erinevate teemade lõikes inimestest ei toeta seda kurssi, mida praegune valitsus ajab, siis on selge ju, et praegune valitsus ajab seda kurssi, milleks ta ei ole saanud
mandaati, volitust rahvalt ja seetõttu me ei saa rääkida ka mingist esindusdemokraatiast. Või kuidas sulle tundub? No jaa, mina olen enda jaoks seda mõelnud niimoodi, et kui me üldse tahame hakata neid Eesti probleeme siin lahendama, et siis me peame nagu põhiasjad enne kõige alustuseks ära tegema. Et selge on see, et see olukord, kus valitsust toetab, seal võib-olla tõesti 40% või alla, ütleme siis valitsuserakondi, toetab siis nende küsitluste järgi seal 20% ringis valimisõigusega inimestest või küsitletavatest ja ühiskond ei saa mitte midagi teha siin. Ei saa kuidagi muuta seda olukorda, et lihtsalt meil on olematu mandaadiga ja olematu toetusega võim, mis lihtsalt tuimalt istub oma kohtadel, muudab valitsuse koosseisu või võimuliidu koosseisu, nii nagu nemad seda parasjagu õigeks peavad. Kusjuures ka rikkudes seadust, rikkudes põhiseadust. No rikkudes põhiseadust, jah, see ongi nüüd teine, eks ole, mis sellega kaasneb, et selline karistamatu ja vastutamatu võimul istumine, see paneb neid lihtsalt tuimalt seadust rikkuma, sest mitte keegi neid maha võtta ei saa, et puuduvad sellised mehhanismid, et see olukord ei ole ju kuidagi ei õigusriik ega demokraatia, kui me seda mõttevahetust alustasime. Aga ma olen mõelnud enda jaoks niimoodi, et mis on see ühine alus, mis praegu meie nagu riiklusel siiski veel formaalselt olemas on. Et siin ühel päeval oli Postimehes see küsimus, et miks Salu kirjutas seal, et Eesti otsib uut poliitilist korda. Ja ta mõtles selle all seda, et otsitakse nagu sellist uut mingisugust parteide ülest sellist lugu või mingisugust ideed, mis seda peaks siis ühendama Eesti rahvast ja Eesti poliitilist eliiti. No tegelikult meil on olemas see ühine alus ja see on põhiseadus. 92. aasta põhiseadus. Põhiseadused ei ole muidugi igavesed ja tuleb kunagi ka võib-olla uus põhiseadus ja võib-olla tuleb uus riigikord. Meie seda praegu ei tea, aga see on meil olemas. Probleem on ju selles, et tegelikult seda põhiseadust ei täideta. Et aastakümnete jooksul on kogu meie riiklik struktuur eemaldunud põhiseadusest. Seda eiratakse tuimalt, kui see on ebamugav, seda üritatakse siis mingite Euroliidu nõuetega ja euroõigusega tühistada kui vaja ja põhiseadus ei olegi ju enam meie riikluse kõige kõrgem dokument, eks ole, vaid euronormid dokumendid või õigusnormid. Nii et siit tuleneb nagu minu jaoks see, et me peaksime nagu alustama põhiseadusliku korra restauratsioonist. Et see oleks see, mis tuleks välja ütelda, et meie eesmärk on taastada põhiseadusliku korra kehtimine Eestis ja selleks siis tuleb vaadata, millised need sammud on. Ja siit mina mõtlen edasi niimoodi, et esimene samm põhiseadusliku korra taastamisel või restaureerimisel oleksid ausad ja õiglased, vabad, demokraatlikud valimised vastavalt põhiseadusele, mis oleksid kontrollitavad, oleksid vaadeldavad, vastaksid kõigile vabade demokraatlike valimiste nõuetele ja loomulikult ilma elektroonilise hääletuseta. Et kui me kuidagi seda suudaksime saavutada, siis on vähemasti peaks olema kõiki erakondi ühendav selline alus olemas, et me saame tunnistada võimu legitiimsust. Öelda, et jaa, need inimesed, kes on valitud Riigikokku, on tõesti saanud rahva käest mandaadi, valimised on läbi viidud ausalt, keegi neid ei saa vaidlustada, ei tahagi vaidlustada, kõik on nõus tulemustega, on nad siis meile konservatiividele rohkem või vähem meeldivad, see nüüd on teine küsimus, aga kuni meil ei ole ausaid, läbipaistvaid, kontrollitavaid valimisi, siis tegelikult kõik muu, absoluutselt kõik muu jookseb kinni ja me ei saa olla kindlad, et see võim, mis on praegu, on üldse legitiimne. Minu jaoks ta ei olegi legitiimne võim, sest 23. aasta valimised olid ju ilmselgelt manipuleeritud. Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus ja muidugi sa puudutasid tegelikult tõesti seda ühte põhiküsimust. Ja see põhiküsimus on nüüd ju selles,
et meil on tekkinud olukord, kus põhiseadust on asutud tõlgendama. Meil on ju põhiseaduse kommenteeritud väljaanne ja see põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, need kommentaarid oleks just nagu ülemad põhiseadusest endast. Ja nende kommentaaride tulemusena oleme me nüüd siis teada saanud, et tuginedes ainult ühele ainsale paragrahvile, meie põhiseaduses on paragrahv 12, mis räägib kõikide võrdsusest, on meil nagu kirjutatud põhiseadusesse sisse, et meil on mitte lihtsalt demokraatlik riigikord, nagu ütleb meie põhiseadus, vaid meil on liberaalne demokraatia. Ja seda on jälle meile Riigikogu puldist korduvalt meie opositsiooni poolele, konservatiividele nina peale visanud näiteks Jürgen Ligi. Ja kommenteeritud väljaandele on tuginenud ka õiguskantsler, kommenteeritud väljaandele on tuginenud ka meie Riigikohus. Riigikohus on teinud ju väga selgelt põhiseadust jalge alla tallavaid otsuseid, andes näiteks Riigikogu juhatusele nii-öelda enesekorraldusõiguse, millega on sisuliselt jalge alla tallatud täielikult Riigikogu aastakümneid püsinud ja ikkagi väga raudpolt kindlalt tasakaalus hoidnud Riigikogu töö ja kodukorra seaduse. Me näeme, kuidas tegelikult need institutsioonid, mis meil on ju lausa triple, kui niimoodi võõrsõna kasutada, põhiseaduse järgimiseks, põhiseaduse kontrollimiseks, põhiseaduse jõus hoidmiseks kehtestatud, need on õiguskantsler, Riigikohus ja president. Tegelikult on üle jooksnud selle sama liberaalse režiimi poolele ja kõik võimalikel moodustel üritavad moonutada ja väänata põhiseadust selles tähenduses, et anda õigus alati kõikides vaidlustes sellele liberaalse režiimi poolele. Ja see ongi nüüd tegelikult väga tõsine suundumus meie poliitikas, mille puhul ei saagi enam rääkida sellest, et meil võiks tekkida mingisugune uus poliitilise konsensuse koht mingis riigielu põhimõtteliselt puudutavas küsimuses. No ei saa muidugi, aga ühel hetkel see sama süsteem, mis on tegelikult ju põhiseaduse sättest ja mõttest võõrandunud, jookseb kinni. Ja ta ongi juba mitmeski mõttes kinni jooksnud. Et ma tooksin väikse paralleeli Nõukogude aja lõpust, mida ma usun me mõlemad hästi mäletame. Et toona hakkas Eesti iseseisvust taastama Eesti NSV Ülemnõukogu. Ehk siis tegelikult see Nõukogude Eesti nomenklatuur, kes istus seal Eesti NSV Ülemnõukogus, nimetas ennast ümber Eesti Vabariigi Ülemnõukoguks, kaotati sotsialistlik vabariik ära siis Eesti NSV nimest, kuigi reaalselt ju Eesti Vabariiki ei olnud veel taastatud. Ja hakati mängima siis kõigi nende riiklike sümbolitega ja liikuma siis sellel suurema suveräänsuse kursil. Aga mina olin toona küll pigem siis kodanike komiteede ja Eesti Kongressi pooldaja ja selle liini pooldaja, et Eesti Vabariik tuleb taastada õigusliku järjepidevuse alusel. Ja õnneks, kuna see Eesti Kongress eksisteeris ja see liikumine oli ühiskonnas ka päris olemas, mis siis toetas Eesti Kongressi suunda ja Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel taastamise suunda, siis sellel kriitilisel hetkel 91. aastal, kui Moskvas oli putš, suutsid mõlemad pooled kokku leppida ja ei loodud uut vabariiki, mida siis toona Savisaar ja paljud siis sellised liberaalsed kommunistid jutlustasid Eesti NSV baasil, vaid ikkagi formaalselt taastati Eesti vabariik õigusliku järjepidevuse alusel. Ja loomulikult ajalugu ei korda niimoodi ja me ei saa, need olukorrad on kõik erinevad, aga see on nagu mingis mõttes siuke julgustav analoogia. Et kui meile praegu tundub, et meie ühiskonna ja poliitilise riigivõimu kaaperdanud inimesed istuvad seal kindlalt pukis ja kuidagi neid maha võtta ei saa, kuidagi neid demokraatlikult vahetada ei saa, isegi kui sa vahetad isikuid, siis tulevad asemele sama partei või sama ühispartei esindajad,
et siiski mul on selline tunne, et mida tugevamaks saab selle Eesti põhiseaduse restaureerimise liikumine Eesti ühiskonnas, mida tugevamini me suudame neid positsioone maksma panna, et see võib ühel hetkel viia selleni, kus tegelikult me ikkagi oleme valmis taastama põhiseaduslikku korda, nii nagu ta 92. aasta põhiseaduses on ette nähtud, ja see tähendab siis ka teatud selliste tõlgenduste, igasuguste kommenteeritud väljaannete ja muude selliste väliste ja mitte rahva poolt heaks kiidetud normide kõrvale lükkamist ja nii-öelda restarti, Eesti ühiskonna ja Eesti riikluse restarti. Nii et ma arvan, et see on see, mis peaks olema nagu, vähemasti mina näeksin seda sellise eesmärgina, mille poole püüelda. Jaa, ma olen täiesti nõus. Meil on tegelikult päris hea põhiseadus ja see on ikkagi põhimõtteliselt Eesti rahva, Eesti rahvuse keskne põhiseadus. Ta tol ajahetkel ka just nimelt seda silmas pidades ju päris tõsiste vaidluste tulemusena sündis. Aga ma lisaks siia ühe olulise nüansi. Vaat see 80-ndate lõpp, 90-ndate algus, mida suur osa praegu elavatest inimestest ei tea, ei mäleta ja kellele maalitakse sellest pilt kui laulvast revolutsioonist, eelkõige laulvast revolutsioonist, jättes kõrvale kõik need ühiskonda tookord ka lõhestanud, aga tegelikult just selle niisuguse vastasseisu kaudu edasi viinud konfliktid, siis selle taustal oli üks väga oluline tegur. See oli Nõukogude keskvõimu nõrgenemine ja Nõukogude dissidentluse nii-öelda esiplaanile kerkimine ja intelligentsi lülitumine selle liberaliseerumise Nõukogude vastasuse poolele ja ka suure osa partei nomenklatuuri mõistmine, et niimoodi enam edasi minna ei saa. Siin on meil antud hetkel eelduseks see, et me saaksime selle restauratsiooni liikumisega edasi minna, sest rahvas on niisugune, et ta tuleb kaasa väga visalt, aga eriti ta tuleb kaasa siis, kui ta tunneb, et selle eest enam ei karistata. Praegu kardetakse ju, et kui sa vale ideoloogia poolel oled, võid töökohast ilma jääda, ei saa pangalaenu võib-olla ja seda teist ja kolmandat. Siin hakatakse ühiskondlikult tühistama, nagu me oleme korduvalt näinud siin eriti artistide peal. Et see tähendab seda, et meil praegu võimu kaaperdav Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit kui niisugune oma kriisiga jõuab sellesse punkti, kus ta ei suuda enam dikteerida ja paika panna oma kohalikke satraape. Ühesõnaga ta muutub järjest nõrgemaks ja selle nõrgenemise taustal loodus tühja kohta ei salli. Paratamatult kerkivad esile uued liikumised ja kui nad muutuvad ka massiliikumisteks, siis on minu arvates meil lootus, et meil toimub ka režiimi vahetus. Ja ma olen absoluutselt nõus, et ma olen seda ka varem väljendanud seda mõtet, et kui taustsüsteem hakkab muutuma ja see jõuab nagu inimestele kohale, et me ei pea enam kartma just nimelt selliseid ebameeldivusi, nagu sa nimetasid, et sind võidakse tööst ilma jätta, kui sa oled riigipalgaline, sind võidakse, sa ei saa pangalaenu või sind tühistatakse ühiskondlikult, et kui rahvas näeb, et sellised repressioonid ei ole enam võimalikud, et siis tullakse selle uue liikumisega või selle suundumusega kaasa, et tõepoolest teeme siis selle Eesti nüüd natukene ümber või taastame selle, mis oli, kuna see on meid päris hästi teeninud, see põhiseadus, võib-olla on selle vaja midagi muuta, võib-olla kunagi teeme uue põhiseaduse, aga praegult on see ainukene rahvast ühendav alus. Ja selles mõttes mina näen nagu positiivset märki küll, arvestades seda, et nüüd Washingtonis on vahetanud tänavu jaanuaris administratsioon ja see on ikkagi täiesti uued tuuled, mis sealt puhuvad, kuigi Ameerika süvariik on muidugi alles ja küllap ta tegutseb ka. Aga ka Euroopas on näha selliseid mõranemise märke, nad üritavad seda meeleheitlikud, nagu Rumeenia puhul me näeme, üritavad oma võimu kontrollida ja selle libisemist valedesse kätesse ära hoida. Aga mida rohkem nad pingutavad, tegelikult seda jõulisemalt ükskord see vastulöök sellele impeeriumile tuleb. No niisugused sammud nagu Rumeenias ja mitmel pool mujal ka me oleme näinud, Gruusias on üritatud, eks ole. Tegelikult see on selle režiimi agoonia. See on selline agooniline faas
ja no ega agoonias ei ole võimalik ju viljakalt ja produktiivselt ja stabiilselt edasi elada, nii et noh, loodame, et agoonia ei kasva üle verevalamisteks, mida ju ka praegu Euroopa sõjapartei üritab saavutada. Siin on üks niisugune selgelt absurdne moment asja juures. Nimelt see, et meil julgeolek on muutunud mitte sõja ärahoidmiseks, vaid julgeolek on muutunud sõja esile kutsumiseks. Et selline paradigma muutus on toimunud nii retoorikas kui ka mõtlemisviisis, mida ühiskonnale püütakse peale suruda. Ja no see on muidugi katastroof. Ja see toob kaasa režiimi muutuse nii või teisiti, ainult et tõenäoliselt läbi väga suurte kannatuste. Ja seda me peame püüdma ära hoida ja inimestele selgitada, et seesugusele tõlgendusele julgeolekust ühiskond ei saa heakskiitu anda. Ei, absoluutselt mitte. Alles siin üks päev postitas kindralmajor Riho Ühtegi, vist endine Kaitseliidu juhteks, oma sotsiaalmeedias ühe vana foto, mis on iseendast väga huvitav ja põnev foto. 1919 Eesti vägede paraad Pihkvas. Aga tema siis pani sinna juurde just sellise konteksti, et nüüd ei ole siin aeg või noh, et see on meenutuseks kõigile nendele, kes sõja hirmus jalga väristavad. Et siin on näha nagu sellise sõjapartei meeleheitlikku soovi teha üks selline võidukas väike rünnak või sõda Venemaa suunal, mis on selles mõttes ju täiesti arulage, et sellise provokatsiooni tulemus saab olla meie riikluse jaoks ju katastrofaalne. Et miks on vaja sellist nii-öelda enesehinnangu ülesupitamist? Ajalugu on ajalugu ja kõik meie need kuulsad ajaloolised momendid Eesti ajaloos, need on igati austatavad ja tervitatavad. Küsimus on lihtsalt, et kuidas seda ajalugu kasutatakse selleks, et nüüd nagu seda sõja eufooriat üles kruttida ja teiselt poolt ka siis sõja hirmu esile kutsuda, mille abil saab jällegi uusi makse, uusi ressursse maksumaksjatelt kokku korjata. Ja korruptiivselt seda muidugi teatud ringkondade huvides kasutada. Aga Veiko, aitäh, et sa tulid praegu ja meiega oma mõtteid jagasid ja ma arvan, et see meie diskussioon siin on kindlasti paljudele inimestele mõtteainet pakkuv. Ja kuna meil aeg saab otsa, meil on veel 2 saatekülalist, siis aitäh ja kohtumiseni ja jõudu sulle sinu mõtete jätkamisel ka Eesti kirikus ja teistel foorumitel ja veebidel ja muudes kohtades. Aitäh! Aitäh kutsumast ja jõudu jaksu teile ka! Ja, kõike head! Kõike head! Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Ja nüüd me olemegi saates Urmas Reitelmanniga ja Urmas, neljapäeval oli teil linnavolikogus üks umbusaldusavaldus ja tegelikult kui ma natukene kõrvalt vaatasin ja kuna minu abikaasa Monika on ka linnavolikogu liige, siis ka kuulsin tema käest pärast natukene neid muljeid, siis see kõik on ju farss, mis teil seal toimub. Ja, on muidugi. Volikogu on muutunud selliseks väikeseks mikroriigikoguks, mis on küll nii-öelda auväärne oma välise aura poolest, aga sisuliselt ei otsusta mitte midagi ja neljapäeval toimunu oli üks umbusaldus paljude umbusalduste reast, sest tänane linnavalitsus, meenutame muide, kuidas ta võimule sai, hääletati täpselt nii kaua, kuni seltsimees Ossinovski sai linna pealt kadunud hinged kokku ja õnnestus siis 3. katsel ta linnapeaks valida. Siis ega midagi ei ole muutunud siis heas suunas, et lubati meile mingisugust euroopalikku lähenemist, euroopalikku linnavalitsemist, inimeste kaasamist, inimeste ärakuulamist, otse vastupidi. Nii et võrreldes eelmise linnavalitsusega on aastaga natukene peale on asjad läinud hoopis hullemaks ja mis on nagu tähelepanuväärne,
linnapea ja abilinnapeade erakordselt nõrk tase. Nad on lihtsalt saamatud ja Karl-Sander Kasele esitatud umbusaldus oli tingitud sellest, et ta ei saa oma vastutusalas lihtsalt hakkama. Inimesed lahkuvad massiliselt töölt, tal on ka muidugi äärmiselt keeruline valdkond, et sotsiaalia on nii riigis kui igas omavalitsuses väga-väga valus teema. Kunagi ei jätku inimesi, kunagi ei jätku raha, aga minna laupkokkupõrkele inimestega tülli ja inimestega mitte rääkida. Need on elementaarsed asjad, mida iga juht peaks tegema ja tundub, et ei tehta seda. No jaa, seal on näha ju väga selgelt see, mida me näeme ka riigis. See on võimu karistamatus. Absoluutselt, jah. Võim teab, et ta on karistamatu. Mis ta nimi, Sander Kase, jah? Karl-Sander Kase on ju Isamaa broiler. Ta ei ole ju reaalset tööd elus kunagi teinud. Tal ei ole elukogemust. Tal ei ole mingisugust laiemat vaadet sellele, mida kujutab ühiskond kogu oma keerukuses. Ta on jooksnud ja toimetanud mingeid pabereid ja korraldanud mingeid koosolekuid ja sõna otses mõttes teinud broileri tööd. See ei ole reaalse elukogemuse viimine valdkonda, kus tuleb tunda nii puuetega inimeste probleeme, paljulapseliste probleeme, elamispinna probleeme, toimetuleku jagamise probleeme ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Meditsiini probleeme, no ühesõnaga loetleme kõike, millest inimese elu koosneb. Ta ei tea sellest ju mitte midagi. Ja nüüd on ta siis selle valdkonna aselinnapea. Loomulikult ei õnnestunud teda kukutada, loomulikult ei läinud umbusaldus läbi, aga see on ka näide sellest, kuidas võim ongi karistamatu. Ja no nii palju, kui ma olen ka kuulnud ju oma proua kaudu ja tegelikult ma olen ju ka ise valitud Tallinna linnavolikokku, aga erakonna aseesimehena ja Riigikogu liikmena ma olen selle volituse pärast suhteliselt lühikest aega Tallinna linnavolikogu koosolekutel käimist maha pannud. Sellepärast, et üks asi on see, et sa näed, kuidas seal keeratakse naks, keerme haaval kogu aeg kruvi kinni. Otsustab sul volikogu esimees Kruusimäe, et ei, me sulle sõna ei anna praegu. Ei, protseduurilisel küsimusele me praegu õigust ei anna. Ei, me segan vahele. Sul ei ole õigust praegu puldist rääkida seda, mida sa räägid. Ja Ossinovskist ma üldse ei räägi. Ta sõna otses mõttes ülbitseb, solvab, mõnitab rahvasaadikuid, kes ei kuulu loomulikult sellele nii-öelda õigele poolele. Et see on Tallinna linnavolikogu tase. Riigikogus me näeme seda sama, aga seal on natukene rohkem viisakus säilinud. Loomulikult süüdistatakse meid, et me pidime need ebaviisakad olema. Aga no meie ei ole nii ebaviisakad, kui on ikkagi, ütleme seal Jürgen Ligi ja mitmedki teised. Et me oleme tegelikult väga viisakad. Millega siis õigustati seda senist võimu kukutamist, keskerakondliku võimu kukutamist ja ma ei ole mingisuguse keskerakondliku linnavõimu fänn ega toetaja. Kukutasime Vene võimu Tallinnas. Venemeelse võimu kukutasime Tallinnas. No ja mis siis asemele on tulnud? Asemele on tulnud anarhia, asemele on tulnud ebakompetentsus, asemele on tulnud veel sügavam korruptsioon. Ja neljapäeval ju jagati jälle korruptiivselt rahasid ja kellele? Isamaale. Isamaa selles mõttes jäid nad haledalt vahele, et volikogu aseesimehe Sven Sesteri nõuniku ettevõte, kellel puudub igasugune käive, igasugune ajalugu, null, eks ole. Seal ei ole mingit... Aga ka eesmärk, millele Anti räägi, ka see kindlasti. Eesmärk oli 35 aastat tagasi autoõnnetusel teel Riiast Peterburi hukka saanud vene helilooja ja laulja Viktor Tsoi mälestuseks. 11 000 eurot, ei ole raha. Selles mõttes, et Tallinn on ju rikas nagu troll. See ei ole isegi mitte poolt promilli ka, eks, Tallinna miljardilisest eelarvest.
aga asi on ju põhimõttes. Asi on ju selles printsiibis, kellele jagatakse, see on toimingupiirangu ilmselge rikkumine, siin tuleks teha ja ma arvan, et me isegi teeme selle, me kirjutame avalduse politseile sellise käitumise kohta ja muidugi Ossinovski õigustas seda ülbelt, ütles, et kõik on koššer, ei ole mingisuguseid probleeme. Nii et nii käib, et suur juht ja isevalitseja otsustab neid asju. No ma näen siin kahte probleemi, üks probleem on muidugi see korruptiivne pool ja see ei ole ju ainus näide. Siin korruptiivne raha jagamine omadele, nagu sa ütlesid, Tallinnal raha jätkub ja tehakse seda selles mõttes ka suhteliselt vähe tähelepanu äratavalt, et suhteliselt väikeste summade kaupa omade ettevõtetele, mingisugustele omadele sotsiaalprogrammidele, aga loomulikult ka kõikidele nendele igasugustele vikerkaarevärvilistele ja muudele niisugustele ideoloogilistele üritustele. Suts siia, suts sinna, keda see huvitab, ei ole nii suur korruptsioon, et nagu riigis on, kus tuuleparkidele miljardeid uhatakse. Jaa, aga ära sa ütle. Siin see lõppenud nädalal jäi Tallinn vahele sellega, et tegemist on siis lauluväljakuga piirneva kinnistuga, kuhu tahetakse ehitada hotelli ja seal ühte pudi-padi veel. Ja see krunt kuulub ühele suurele tuntud Reformierakonna toetajale ja vist isegi liikmele, vahet ei ole. Ja linn ostis või tahtis tagasi osta sealt ühte kinnistut, millele linn tahab rajada lasteaia. Iseenesest väga mõistlik otsus, erakinnistul linn hangib võimaluse laste hooldust tulevikus pakkuda. Aga mis selgus? See krunt hinnati 100 000 eurot kallimaks. Ehk siis 100 000 puhast võitu, aga siin läksid reformierakondlased omavahel tülli. Sest et raha on ju magus, eks ole. Ma ütles 100 000 on juba raha. 100 000 juba lõhnab raha järgi, eks ole. Seal on juba jäävad näpud rasvaseks, aga paneme tähele. Nii see 11 000 kui ka see 100 000, siis abiks on ta ikka, sest oktoobris on ju valimised, eks. Ja 100 000 siit, 200 000 sealt ja niimoodi märkamatult seekord läks asi suure kella külge, sest reformikad ise said kuidagi pahaseks. Aga kui palju asju läheb niimoodi, et me isegi ei tea nendest midagi. Me ju ei ole kinnisvaraspetsialistid volikogu komisjonides. Meile ütlevad ametnikud, et me hindasime sellise hinna peale, ostame selle tagasi, see asi maksab nii palju, maksame nõnda palju. Mismoodi need asjad tegelikult käivad? Keegi ei tea, see on nii suletud mäng. Eraettevõtluses selline 100 000, eks ole, juhatuse esimees oleks öelnud nii, stopp, eks. Me hakkame seda asja uurima, vajadusel kirjutame politseisse avalduse, kuidas sai selline asi juhtuda, mis inimesed need hindamise taga olid, mis nende huvid on. Ei, linnavalitsuses mitte midagi taolist. Aga siin ongi see, et tüübid on ilmselt selle radari väga ilusti paika pannud, see on see sama, millest ma rääkisin, et enamik asju jookseb radari alt läbi. Ikka. Et lihtsalt, summad on suhteliselt väikesed, ettevõtted või ka mingisugused MTÜ'd, kes selle raha saavad, on just nagu kõik sellised korralikud asjad ja vajalikud asjad ja keegi ei hakka kontrollima, kas siin on mingi erakondlik taust, kas siit saavad sotsid midagi, kas siit läheb ringiga kellegile tagasi midagi, kas need samad ettevõtjad teevad valimistel mingisuguseid toetusi, võib-olla mingisugused firmakesed saavad, kes hakkavad valimistel tootma mingisuguseid flaiereid, mingisuguseid voldikuid, mingisuguseid, ma ei tea, reklaamklipikesi, mingisuguseid plakateid, mingisuguseid asju. Et see korruptsioon on niisugune, see on täiesti endeemiline, see katab kogu välja, aga radar on ilusti paika pandud ja avalikkuses, kuna seda on ka nii palju ju, iga kord mingisugused asjad jällegi lükatakse ilusti kenasti häälte enamusega läbi ja opositsioonil ei ole ju ka neid uurimisorganeid ega võimalusi, et sa kõikide asjade puhul lähed sügavuti ja kisud välja, kuhu need niidiotsad välja jõuavad. Ja nii toimub. Ja mina ütleksin niimoodi kogu selle
mitte veneliku asjaajamise puhul, et noh, venelased on jõhkardid. Me kõik teame, see on ikkagi Džingis Khani pärand, et kui ikkagi ei meeldi, siis murrame kohe kaelaluu ära. Või selgroo. Ja aga aeg-ajalt muidugi hukkame ka lihtsalt profülaktika mõttes omasid. Et see niisugune Savisaare-aegne ja selle nii-öelda venemeelse linnavõimu teostamise loogika oli selge. Ja loomulikult mitte aktsepteeritav. Aga sellega kaasnes siiski teatud hirm ja ka pikalt ametis olnud ametnike kompetentsus. Absoluutselt. Nad ikkagi teadsid, mida nad teevad ja teadsid ka, mis on lubatud piirid. Sest ka vana linnavõim, nii Savisaare-aegne kui Taavi Aasa-aegne teadis, et kaitsepolitsei, kriminaalpolitsei, need on neil kogu aeg kukil. Mäletame ju siin, kuidas pandi kaamerate ees jälle käsi raudu inimestel, kes pärast kohtus õigeks mõisteti. Aga nad teadsid, et nad on kogu aeg radari all. Aga praegune linnavõim teab, mingit radarit ei ole. Isegi suured asjad, mis korra kella külge lähevad, noh, nad ei jõua kuskile. Just. Ja see ongi see sama karistamatuse moment. Ja see on, ma kujutan ette, väga frustreeruv teie töös seal. No on küll, jah. Ja komisjoni tööd on samamoodi tuska tekitavad, et isegi kõik normaalsed ettepanekud, mida komisjoni liikmed või siis erinevad fraktsioonid pakuvad, siis noh, eravestluses näiteks kas või isamaalastega. Inimesed ütlevad, jaa, see on sul jälle mõistlik mõte, aga noh, saad aru, me ju ei saa seda toetada, sest meil muidu koalitsioon laguneb. Aga mis nüüd tagasi tulles sellesse venemeelsusesse, siis mida me oleme Tallinnas nüüd selle aastaga saavutanud? Isamaa suurelt tõiskas, et Tallinn muutub eestikeelseks. Ei, me oleme saanud venestatud Eesti koolid. See on see tulemus. Mida nad rääkisid? Tänavad puhastame ära Nõukogude sümboolikast. Endise selle laevastikuohvitseride maja või Vene kultuurikeskuse katuselt võeti ära mingi junn, eks ole, mingi kipsist, mis oleks tulnud nagunii ära koristada. Kõik ülejäänud viisnurgad on eramajadel ja erakinnistutel endiselt püsti. Mitte midagi ei ole tehtud. Nii et ainukene asi, mida nad on suutnud teha, on tsentraliseerida veelgi võimu, võtta võimu vähemaks linna osadelt, kaapida kõik enda kõhu alla, sest see on ju raha. Midagi, kui sa oled nagu ise mõtled nagu varas, siis sa arvad ka, et su alluvad mõtlevad samamoodi. Ja siis on lihtsam kontrolli säilitamiseks kõik hanked, kõik asjad koondada endale ja inimestest linnavõim ja abi saamine ja kõik see kaugeneb järjest ja järjest, no iga kuuga ma näen seda. Ei, no ega inimesed ei ole ka rahul, aga mul jäi see teine põhjus, mis ma selle Sven Sesteri kaasuse puhul tahtsin välja tuua, mis on problemaatiline, on see sama Viktor Tsoi. Olukorras, kus me räägime sellest, kuidas vene meelsus ja vene keelsus ja igasugune Putini meelsus ja kogu see vene värk tuleb meil siin igatepidi tasalülitada ja välja lülitada. teeme me mingi Viktor Tsoi, ma ei tea, festivali või mälestuskontsert või mis iganes. No kuulge, lõpetage ära. Kas meil ei ole siis oma Eesti asju, teeme kas või, ma ei tea, Georg Otsa, teeme Artur Rinne, teeme, ma ei tea, tahate oma Eesti venelasi, okei, Viktor Gurjev oli tore tenor omal ajal, no noorem põlvkond muidugi ei mäleta, ei tea üldse sellist nimegi. Aga Tsoid ei tea üldse keegi. Ja no mis see puutub praegu meisse siin? Ja mis see Tallinnasse puutub? Miks Tallinna maksumaksja peab selle kinni maksma? Et no siin on ilmselge ju, et lihtsalt leiti üks põhjus, et mingisugune rahakene on võimalik lükata mingitele omadele. Valimised on tulekult, see on terendamas. Ja no valimised on muidugi Tallinnasse kõige keerulisem koht, sest et noh, jällegi ma ei tea, kas see on nüüd süvariigipoolne kaval skeem, et Riigikogus praegu nüüd on 2 eelnõud, üks on siis Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmine ja teine on siis olnud seotud selle Vene õigeusu kirikuga, et need siis konsolideeriks nüüd Vene hääled kõik Keskerakonna taha, sest noh, Keskerakond on praegu täiesti selge, et ta on sellel kursil, kus teda muudetakse selle ühispartei üheks haruks, mis peabki kanaliseerima ohutult ära Vene hääled, Vene protestihääled ja selle niisuguse Vene meelsuse. Ilusti kenasti teades, et
ei Mihhail Kõlvart ega Anastasia Kõlvart ega ka loomulikult mitte Jaak Madisson ei esinda mitte mingit eestimeelsust, aga nad on kontrolli all ja nende kaudu ei saa toimuda enam mitte mingit kontrollimatut Vene plahvatust. Jah, ja peale valimisi, kui Tallinnas nad ilmselgelt on ühed võidufavoriidid, siis moodustavad nad rõõmsalt linnavalitsuse sotsidega, kes neid just on aasta tagasi reetnud ja me saame veel seda kõike näha, nii et saab lõbus olema. Nii et jah, Eesti pealinn Tallinn ei ole muutunud selle korruptiivse võimuvahetusega eestimeelsemaks, aga meie EKRE-ga oma võitlust ei jäta. Kahjuks on meil aeg otsa saanud, aitäh Urmas, et sa tulid ja meil on veel üks plokk ja sellega me kohe ka edasi läheme. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Ja ongi meil nüüd ühendus Martin Helmega. Martin on meil Budapestis ja ausalt öeldes see on juba rutiinne, et sa oled meil Budapestis. Et mis see on nüüd 3. aasta, kui sa käid seal sellel üritusel, et tegelikult mingis mõttes on ju võimalik väikest kokkuvõtet teha, kuidas asi on selle aja jooksul arenenud ja mis seal nüüd seekord toimub? Ja kokku on CEPAC Ungari olnud 4 aastat ja esimesel aastal oli ta üsna väike veel. Siin inimesed meenutavad, kuidas kõik mahtusid ühte ruumi ära, see on igal aastal läinud suuremaks, vägevamaks ja tase on kasvanud, et sel aastal olid ikkagi mitu peaministrit siin juba. Väga huvitava ja väga sisuka kõne pidas Slovakkia peaminister Fico, mis ise ka ütles, et ega ma ei ole siin oma, et ma olen sotsiaaldemokraat ja vasakpoolne, et see siin on konservatiivide ja rahvuslaste üritus, aga et meid ühendab üks kindel soov ja see on see, et me oma riike saaksime valitseda ise nii, nagu me tahame. Mitte, et meid valitsetaks kas Brüsselist, Washingtonist või Moskvast. Nii et see tase on kõrge, jah, nii välismaalt ministrid kui siis siseriiklikult ministrid kohal. Loomulikult Orban peab igal aastal kõne, Orbani kõned on alati hästi programmilised, ta ehitab või loob sellise selge plaani, käib välja, mida teha on vaja. Ja ta on üks selline suurepärane koht, kus ikkagi kohtuda kõikide mõttekaaslastega ja siia tulevad inimesed nii üle Euroopa, aga siia tulevad ka Lõuna-Ameerikast, Põhja-Ameerikast ja selles mõttes hästi hea koht, kus inimestega kohtuda. Mul endalgi lihtsalt väga huvitav oli vestelda endise Austraalia peaministrit Tony Abbottiga. Siin on endine Briti peaminister Liz Truss. Siin on loomulikult endised Poola ministrid kohal siis seadusõiguse parteis. Nii et ta on üks koht, kus kõik inimesed saavad omavahel väga hästi suhelda. Ma sain kokku ka näiteks Gruusia peaministri Irakli Kobikatsega. See oli väga hea vestlus ka, et saada nii-öelda otseallikast teada, mis siis seal Gruusias tegelikult toimub. Nii nagu me arvasime, nii nagu me oleme ka oma kuulajatele ju rääkinud, kogu Gruusia opositsioon on orkestreeritud välismaalt, rahastatud välismaalt, see ametist lahkuda keeldunud peaminister Prantslanna, Gruusia päritolu Prantslanna. Pärast seda, kui ta ikkagi sunniti välja kolima presidendi paleest, läks otse Sorose fondi palgale. No see on veel poolviga, kui sul on opositsioon välismaalt finantseeritud, meil on kogu meie režiim välismaalt orkestreeritud, finantseeritud ja ässitatud tegema kõike seda, mida nad teevad. Sest et kui me nüüd vaatame, siis see, mis seal CEPACil toimub ja need, kes seal CEPACil käivad ja need, mida nad seal ideed välja käivad, see on ju tegelikult globalismi vastane võitlus, see on ju selle uue maailma valitsuse mingisuguse Bilderbergi ja ma ei tea, trilateraalse komisjoni ja ma ei tea, mis põrandaalused ja poolpõrandaalused ja mitte põrandaalused organisatsioonid neil on. See on ju selle vastane võitlus, et rahvad jääksid püsima, et rahvad saaksid ise ennast valitseda, mitte et neil on mingisugune kuskilt mitte kellegi poolt valitud ja mitte kellegi poolt volitatud seltskond tegelikult taktikeppi viibutamas.
ja no ütleme, kõiki parempoolsed konservatiive ja rahvuslasi ühendab immigratsioonivastasust, et see on kõige alus. Noh, immigratsioon lõhub kõik ära, ta lõhub ära turvalisuse, ta lõhub ära jõukuse, ta lõhub ära identiteedi, ta lõhub ära toimivad institutsioonid. Ta teeb inimesi vaesemaks, noh, ta hävitab, ta tapab nii meie lääne tsivilisatsiooni, meie lääne rahvusriike, kui ta tapab ka konkreetselt indiviide tänaval. Noh, kõik need bussitamised, autoga inimeste sekka sõitmised, nii edasi, et noh, immigratsioon on see, mis on meie noh, kõige suurem vastane, aga selle jaoks, et ka immigratsioon läbi läheks, selle jaoks loomulikult hävitatakse ühiskondade sisemine noh, sidusus kogu selle perverssuse ideoloogiaga, noh, homoideoloogia, transideoloogia, roheideoloogia, eks ole. Et see on see, millega siis inimestel tekitatakse kognitiivne lühis, et noh, sa ei saagi enam aru, sa ei ole võimeline enam orienteeruma, mis on hea, mis on halb, mis on üleval, mis on all. Et noh, see on kõik üks suur komplott ja muidugi ma räägin siin ka ameeriklastega erinevatega, siin on ka mitmed päris, ütleme siis administratsioonile lähedal seisvad inimesed, noh, muidugi kitkuvad juukseid, et noh, kogu süvariik Ameerikas on ju mobiliseerunud Trumpi vastu, kohtud, ministeeriumid, noh, bürokraadid, kogu see mittetulundusühingute sektor, noh, kõik, et noh, see on metsik ja pluss muidugi pool kongressist ja senatist, eriti nad kiruvad senaatoreid, noh, senaatorid on 6-aastase ametiajaga ja noh, hästi sõltumatud kuningad seal, et noh, kui nad ikka ei taha, siis nad ei tee ja ütleme, Trumpi toetus, vabariiklased on nime poolest võimul, eks ole, nii alamkojas kui ülemkojas, aga noh, kõiki olulisi hääletusi tuleb hirmsate käteväänamistega läbi saada seal. Et noh, meie kõik siin vaatame Trumpi poole või loodame Trumpist kui noh, kellestki, kes põhimõtteliselt purustab selle süvariigi nagu närvikeskuse, aga ega tal ka kerge ei ole. Ja noh, teine asi, mis siit välja tuleb, on see, et ikkagi noh, nii nagu noh, me näeme seda, kuidas Euroopas on nüüd noh, kogu Euroopa masinavärk, Euroopa Liit, peavooluparteid, peavoolumeedia, kõik on noh, nii-öelda mobiliseeritud selleks, et demoniseerida Trumpi ja demoniseerida trumpismi, ehk siis ka neid parteisid igas konkreetses Euroopa riigis, kes samasugust ideoloogiat kannavad. Ja noh, me näeme, kuidas ikkagi terasid sõkaldest eraldatakse, et sellised noh, poosi poolest konservatiivid või noh, sõna otseses mõttes või selle sõna konkreetses tähenduses populismi pärast parempoolsed parteid, need ei vea välja, need hakkavad vingerdama ja pehmendama ja nendega ei päästeta oma kodumaa riike. Nii et noh, see, mida Trump teeb kõikides küsimustes, ta lõpetab selle teeskluse ära või selle pettuse ära, ta paljastab bluffi ja seda ka noh, ütleme Euroopa riikides või ka näiteks ütleme Kanadas, eks ole, Kanada nii-öelda konservatiivne partei kaotas sellepärast, et ta ei olnud võimeline selles olukorras tegelikult välja vedama. No me näeme sellist parteid meil Eestis ka, see on ju Isamaa. Ikka, loomulikult, neid on mitmel pool, jah. Sa seda ei kuulnud, kuna sa oled seal kaugel maal ära, noh mitte nii väga kaugel, aga et meil on täna tegelikult saates Urmas Reitelmann, kellega me räägime Tallinna asjadest ja Tallinna asjades, kus on ju Isamaa ka võimul kogu selles laias koalitsioonis, seal nad juba tegelevad usinalt ka korruptiivsete tehingutega ja omadletele raha uhamisega, nii et noh, see ongi peavoolu erakonna üks haru. Ja muidugi, mis on nüüd võib-olla, ma ei tea, kui palju sellest on Budapestis juttu, ma arvan, et kindlasti on, aga see sõjaoht ja sõjahüsteeria, mis on nüüd lahti läinud kogu Euroopas, võib-olla, et kuskil seal Lääne-Euroopas Atlandi ookeani kaldal seda veel nii selgelt ei tunnetata, et see on ikkagi nagu kauge mure seotud Ukrainaga, aga tegelikult on ju selge, et Euroopa Komisjon ja jällegi need samad peavooluparteid ja peavooluparteide etteotsa upitatud, süvariigi poolt upitatud tegelased nagu Merts ja Macron ja Starmer, need on ju praegu selge kursiga Euroopat sõtta viimas. Ja ei, seda on näha ja ma rääkisin siin ameeriklastega ka, noh, et Trumpil oli väga selge plaan lõpetada Ukraina sõda ära ja kui vaja on, siis sealt lihtsalt välja tõmbuda ja sellega lõpeb see sõda ise ära, noh, ütleme siis küll ilmselgelt Ukraina kaotusega, aga sõda lõpeb ära. Ja noh, nüüd on siis nad olnud võimul ja siis see noh, nii-öelda süsteem on ennast mugandanud, kohandanud ja see süsteem niimoodi vaikselt poamao taktikaga üritab Trumpi
noh ikka lükata kogu aeg selles suunas, et ei tuleb ikka raha anda, tuleb relvi anda, tuleb edasi sees olla, me ei saa lasta seal venelastel võita, noh et see nügimine hirmsal kombel käib talle selles suunas. Et ta see algne suur võidulaine, mis tal oli, et nad on toibunud sellest ja see siinne euroopalik sõjapartei loomulikult saab sellest innustust. Nii et see sõjateema ei ole kuhugi kadunud. Ma küll arvan, et see lahendus või see kuhu suunas asjad lähevad, tuleb üsna varsti, meil saab selgeks. Aga ütleme, sest et Ameerikas on ikkagi suur põhimure või põhieesmärk on ikkagi keskenduda Hiinale ja nende jaoks on Ukraina on kõrvalteema lihtsalt ja seal on Ameerika administratsiooni sees toimuvad päris suured omavahelised vaidlused ka erinevate leeride vahel. Aga see sõjateema loomulikult kõik on mures selle pärast, mismoodi, eriti me näeme, kuidas nüüd Saksamaal on võetud täiesti selgelt palju jõulisem kurss. Nojah, seda nimetatakse juba ida pool 4. Reichi tegemiseks, see on muidugi teatud liialdustega ja oma sisepublikule suurel määral. Aga selge on see, et praegu Trumpi püütakse just nimelt sadulast välja lüüa sellega, et häbistada teda, kuna ta ei ole saanud Ukraina sõja lõpetamisega hakkama. Aga mina jällegi lugesin ühte lääne analüütikut, kes ütleb, et Trump ja tema meeskond on aru saanud, et Hiinat ja Venemaat lahutada ei ole võimalik, vähemalt lühemas perspektiivis, nagu ta algul on lootnud. Ja seetõttu on võetud nüüd uus kurss, ma ei tea, kui palju geopoliitikast seal räägitakse. Ja uus kurss on selline, et on 3 jõukeskust, see on Ameerika, Venemaa ja Hiina ja maailm geopoliitiliselt, majanduslikult, ka sõjaliselt teatud mõttes tuleb ära jagada nende 3 jõukeskuse vahel. Et kuidas seda geopoliitikat seal arutatakse või kui üldse arutatakse? Ei ole arutatud sellisel viisil, siin on ütleme need kõned on sisukad, siin on paneeldiskussioonid on sisukad, siin on Lähis-Idast on ka juttu päris palju, siin on, aga põhiliselt on ikkagi juttu sellest, kuidas Euroopa sees kurssi muuta. Sest kui Euroopas jätkub liberaalne režiim, siis meiega on lips läbi, Euroopaga on lips läbi, see on minu sõnavõttu ka üks põhiline sisu, et Ameerika ja Euroopa olid kuni veel aasta tagasi olid ühel kursil ja see oli hukukurss ja ameeriklased on sellelt kursilt kõrvale keeranud, aga eurooplased ei ole. Me oleme jätkuvalt hukukursil ja me peame kiiremas korras seda kurssi korrigeerima ja see, et mis on Ameerikas toimunud, seda tuleb praegu ära kasutada, meil on võimaluste aken avanenud. Nii et siin tegelikult ikkagi suures osas keskendutakse väga palju Euroopa asjadele ja Euroopa Liidu asjadele, kõik saavad siin aru ilma pikema seletamiseta, et kurja juur on Euroopa Liit ja Brüssel. No ja siis on jutt muidugi ka selles samas analüüsis, millest ma rääkisin, et Euroopa ei mahu ei praegu ega ka tulevikus jõukeskuste hulka, sellepärast et Euroopa hävitab ennast 2 asjaga praegu. Üks on rohepööre, see on energeetikal sisuliselt jalgade alt ära lõikamine, Euroopa tööstuskeskusena majandusliku suurjõuna ei suuda jätkata, ei suuda oma positsiooni maailmas hoida. Ja teine on muidugi see sama sõjakurss, kus kulutatakse mõttetult täiesti niisuguse Hitleri loogika kohaselt, et paneme sõjamajanduse käima ja siis meil on kõva majandus ja siis me oleme ülemaailmne globaalne jõukeskus. See on alati läbikukkumisele määratud, sest sõjatööstus ei ole piisavalt produktiivne tööstus, ei kata kogu seda vajadust, mis ühiskonnal tervikuna on majanduselt oodata. Et need 2 asja hävitavad Euroopa ja Euroopa tulevik on tegelikult olla kas Ameerika Ühendriikide sõltlane, täielik sõltlane või siis ära jagatud Venemaa ja Ameerika vahel või siis 3. variant Venemaa sõltlane, sest iseseisvalt ta on juba ennast sisuliselt hävitanud ja jätkab hävitamist. Aga Ameerika seisukohast vaadates see on õudusunenägu, sest et siis tekibki see Brzezinski ja teiste poolt hoiatatud suur geopoliitiline blokk, Euraasia blokk, Hiina, Venemaa ja Euroopa. Ja see on juba Ameerikale väga tõsine geopoliitiline väljakutse. Aga kui sa ütlesid, et seda seal väga ei ole arutatud, siis ma murran praegu sisse
lahtisest uksest, mis viib ei kusagile. no ma siiski ütlen, et see, mis meid hävitab Euroopat, on kõige alus, ikka ma tulen tagasi sellele, on immigratsioon. Et kui immigratsioon, Euroopa on kaelani võlgades, rohkem võlgades, kui keegi kunagi varem on olnud. Selle võlga elava ja enda tööstusbaasi ja energeetilise baasi hävitanud Euroopa puhul jutud mingisugusest sõjatööstusest on ulm, on samasugune lihtsalt korruptsiooniskeemi mahamüümine, nagu meil on rohepööre. See kõik kukub kolinal kokku. Ja nüüd on küsimus selles, et kuhu välja jõuab Euroopa, et kas ta keerab tagasi normaalsuse teele ja ega siis neid jõude, kes sinna normaalsuse teele meid keeravad, need ongi kõik siia kogunenud. Või kehtestatakse meil ikkagi selline punaroheline diktatuur erinevates riikides ja seda me ju näeme, kuidas see edeneb meil praegu, nii Saksamaal kui Prantsusmaal kui Poolas. Ma kohtusin Poolas endise aseministriga, kes on sõna otseses mõttes, juriidilises mõttes siia Ungarisse tulnud poliitilisse asüüli, sest et tänane Poola nii-öelda liberaalne režiim tahab teda vangi panna 20 aastaks selle eest, mida ta ministrina tegi. See on täiesti tagasi ikkagi sovjetsi süsteemi käitumise juurde. Nii et me võime siin endale rääkida mingitest õigusriigi lugusid või mingisuguseid demokraatia ja euroopaliku väärtuse lugusid. Need on kõik koodsõnad tegelikult liberaalse fašismi kehtestamisele ja see võitlus on tegelikult noatera peal, et see võib minna nii ja naapidi. Ja kusjuures jällegi lugesin ühte analüütikut, kes ütleb, et Euroopa on selle sama liberaalse fašismi kursil ja ongi võtnud eeskuju Mussolinilt ja Hitlerilt ja kehtestab riiki kõige kontrollijana ja kõige eestvedajana ja kõige finantseerijana, et vormiliselt küll ettevõtlus võib jätkata nii-öelda eraettevõtlusena, kapitalistlikuna, aga tegelikult